Tere, head lastekirjanduse sõbrad siin ja sealpool ekraani. Eelmisel aastal sai temp tehtud ja klipp saadetud Tartusse, küll oleks hea meelega ise Tartus. Midagi ei ole teha, loodetavasti järgmisel aastal. Iseloomuga asjad ja peamiselt Andrus Kiviräha loomingus on minu tänase ja selle aastase algupärase lastekirjanduse päeva teema. Uuemast algupärasest lastekirjandusest kõneledes on viimasel paaril kümnendil ikka ja jälle esile kergitatud karakterinappuse teema. Lapsed kipuvad raamatulehtedel olema ühetasased, eristamatud. Nad ei jää meelde ei nime ega iseloomu pidi ja muidugi nende välimust on autor kirjeldanud ja neid ka otsesõnu iseloomustanud, nimetanud hobisid ja unistusi. Ometi jääb karakter kahvatuks ja sulandub nii-öelda massiga kokku. Tahaks seda sümpateetiliselt karjatada, et kus on tänased uue aja Tootsid, Kiired ja Arno Talid. Ega ei oskaks ka hüva nõu anda, kuidas seda karakterit siis viisipäraliselt kujutama peaks. Ehk on abi mõnest näitest selgitamaks, mida ma mõtlen. Paraku on need mul ajast, mil rohi oli rohelisem ja taevas oli ka tükimaad sinisem kui praegu. Oskar Lutsu kõrvale jättes üheks parimaks karakteriloojaks Eesti lastekirjanduses pean Eno Rauda. Tema roostevabas mõõgas on vähemalt 4 keskset tegelast, kellele oskaks une pealt iseloomustuse kirjutada. Sama on ka raamatukolmikus päris kriminaalne lugu lendavate taldrikutega ja telepaatiline lugu. Meelik, Jürnas, Kaur, Kärt, Peeter ja Riho on igaüks oma iseloomu ja sellest lähtuva käitumisloogikaga, millest omakorda saab alguse sündmuste areng. Ka Tuli pimendatud linnas keskendub 2 poisile, kellel on eristuv iseloom, kes ei ole poisid kui niisugused. Kui iseloomustuse kirjutamiseks läheb, siis Jaan Rannap peaaegu Sivkale, Opukakule ja isegi rühmanõukogu esimees seltsimees Silvi Kullerkupule saaks kirjutada ammendava iseloomustuse. Ja kõike seda mitte põhjusel, et kirjanik ütleb, millised nad on, vaid nende iseloom avaldub käitumises, tegudes ja kõnes. Mõnikord mulle tundub, et algupärases lastekirjanduses kujutatud esemetel on rohkem karakterit kui lastel. Sestap valisingi teemaks põgusa ülelennu iseloomuga asjadest ja teen seda peamiselt Andrus Kiviräha loomingu selle osa näitel, mis on žanri määratluselt kunst muinasjutud. Aga alustagem kaarega. Folklooris me iseloomuga esemeid tegutsemas ei näe, õigemini näeme õige vähekene. Esemeid on muinaslugudes tegelikult küll ja veel, enamus neist on võlujõuga, aga et nad oma arukuse toel tegutseksid, seda tuleb vähem ette. Aga neid väheseid valdab seletamatu rännukihk. Uba, süsi ja õlekõrs võtnud kord koos teekonna ette, nii nagu üks teine kord viisk, põis ja õlekõrs. Ei saanud nemadki veekogust muud moodi üle kui kaaslast purdena kasutades. Teame ju küll, millega matk lõppes. Kakuke, kuklike, Pankook alustab rännakut põgenikuna ja tema liigne enesekindlus ja eneseuhkus maksavad talle elu. Kivi, kana, muna ja nõel hääletavad end korda mööda kukekaarikule ja osutavad talle tänutäheks küüdi eest abi kanakesest pruudi päästmisel rebase küüsist. Küllap on oma peaga mõtlejaid ja tegutsejaid rahvajuttudes mõni ese veel, aga palju neid tõesti pole. Esemetele anti elu, iseloom ja saatus autori muinasjuttudes ning parimaid ja esimesi näiteid leiab eeskätt Hans Christian Anderseni loomingust. Näib, et asju inimviisil mõtlema ja tegutsema pannes andis nii mõndagi südamelt ära rääkida ja läbi lillede hukka mõista autorile endale osaks saanud käitumist. Omalaadsed mõistujutud polnud pelgalt laste lõbustamiseks sobilikud lihtsakoelised muinaslood. Asjajuttudel on Anderseni puhul teine plaan ja alltekst olemas. Teades tema elu ja loomingu teed, leidub muinasjuttudes mõnesugust äratundmist. Päris tihti kohtab Anderseni lugudes tegelasi, kes on kõrgid, seisuse uhked, kuigi seisust nagu õieti pole ollagi. Loos armastaja paar peab pall end puust vurri jaoks liiga heaks ja rõhutab, et ta on õmmeldud sahvia nahast ning abiellub ainult pääsukesega, kuna mõlemad valdavad õhulennu kunsti.
Loo lõpus vurr kullatakse üle, aga pall lõpetab vihmaveerennis ja prügitünnis. Sukanõelas on nimitegelane üpris kõrk. Ta peab ennast teistest paremaks ning leiab ka tõendeid oma erilisuse kohta. Peale selle, et ta on sõna tõsises mõttes peenikene, on tal ka saatjaskond ja saatjaskond on tal niidi näol. See on väga peen. Ja ta ütlebki, et ma olen selle maailma jaoks liiga peen. Mitte miski, mis temaga juhtub, ei pooleks minek ega tänavamudasse sattumine ei vähenda tema enesekindlust, usku oma erilisusesse ega ka head tuju. Jätkuks meil kõigil saatuse löökide talumisel nõela sisemist veendumust oma paremuses ja hääduses. Küllap tundis Andersen seda sorti rahvast, kes end temast, kingsepapojast, paremaks pidas ja seda ka välja näitas. Ehkki tegelikult polnud neil vähimatki põhjust ennast temast päriselt paremaks, targemaks, moraalsemaks, andekamaks pidada. Muinaslood võisid olla tema viis sellele rahvale peeglit nina ette sättida. Mitte kõik esemed ei jää lõpuni üleolevateks. On mõnes Anderseni loos märgata karakteri arengut. Tõtt-öelda ainult mõnes. Teekann, kes oli uhke oma portsellanisuse üle ja et tal on tila ja vang ka, purunes ja lõpetas rentslis ja hoopis alandlikuna. Meenutas oma eluseiku ja lohutas ennast sellega, et tal on alles tema mälestused, mis sellest, et vang ja tila on läinud. Andersen pani vaidlema Sulepea ja Tindipoti, et kumb on siis ikkagi lugude tegelik autor. Laskis Tuuleveskil uskuda oma igavest elu, loob Kraes esemete välimusest ja funktsioonist lähtuvaid koomilisi karaktereid. Triikraud, see on kuum leskproua, käärid priima baleriin, sukapael on häbelik pruut, Krae vana tändi, kamm väikene preili, kellel veel kõik hambad suus. Nii nagu inimesed, nii näeb Krae sündmusi talle sobivas valguses. Hoiukarbis lõbustavad mänguasjad end samade asjadega, millega inimesed joovad teed, etendavad stseene, mängivad mõistuse proovi. Sealses seltskonnas on sohvapadjad kõige ilusamad, aga samas kõige rumalamad. Seinakeel räägib poliitikast, lapsevanker auru jõul töötavatest masinatest, kiikhobu trenni tegemisest ja nii edasi. Andersen omistas oma muinaslugudes mitte üksnes tarberiistadele, vaid ka ilu- ja mänguasjadele iseloomu. Portselanist karjapiiga ja korstnapühkija lugu on armastusest, aga ka riski võtmisest ja tavapärase elu juurde tagasi pöördumisest, sest uueks alguseks julgust ei jätku. Kas Andersenist korstnapühkija sai mõnelt karjapiigalt sel põhjusel korvi? Kas tundis ka Andersen sellist armastust, mille ajel baleriinina end tulle heita? Ju needki muinaslood andsid kirjanikule võimaluse midagi südamelt ära rääkida. Anderseni asjalugude seas on mitmeid nii-öelda elulugusid. Hõbemündi rännuteed, pudelikaela, pikk ootamatuste rohke ja vaheldusrikas elu, muundumised. Kaltsud vabriku eest tünnis jutustavad üksteisele oma saatusest. On uskumatu, mida kõike võib riideräbalate näitel öelda, sealhulgas kirjutada vabrikust kui puhastustulest, millest väljunud riidetükid on õilistunud paberiks, kuhu ka see lugu võib-olla on kirja pandud. Anderseni eseme muinasjuttude kiiluveest tuli rohkesti sarnaseid, mis panevad lugeja mõtlema küll asjade saatuse, küll inimloomuse üle. Tänastes, näiteks Sten Roosi muinasjutuvõistlusele saabunud laste loodud lugudes tegutsevad juba koolitarbed ja nutiseadmed, nii et traditsioon elab. Asjadest pajatavate autorite seast valisin Andrus Kiviräha, sest tema on kõige leidlikumalt ja järjekindlamalt meid ümbritsevatele esemetele sõna andnud, koguni söödavale kraamile. Parandage, kui ma eksin, aga minu mäletamist mööda pole toiduained enne teda Eesti lastekirjanduses tegelaste seas ilma teinud. Kitsbergi pannkook muidugi välja arvatud. Aastal 2002 ilmunud näidendi kogumikus Sibulad ja šokolaad sisalduv vapperkeefir täidab ka selle lünga. Asjad tegutsevad Kiviräha kõigis 3 jutukogus: Kaka ja kevad, karneval ja kartulisalat ning Tont ja Facebook.
Nad arendavad suurejoonelist tegevust raamatus Limba ja mereröövlid ning muidugi Oscaris ja asjades. 2 viimast on nii-öelda läbivad lood, aga mõneti võib neid võrrelda numbriooperiga. Asjadel on oma meisterlikud aariad, mida pidi sündmuste käik liigub. Limbas on laste kõrval läbivad asitegelased lina, padi ja tekk, Oscaris punane õhupall. Masinavärke kirjanik isikustanud palju pole. On üks metsistunud sülearvuti, moosi noriv arvuti, õiglane tolmuimeja, korrast ära kõhuga televiisor, lasteaia kasvatajast robot ja seinakell. Pesumasinad, praeahjud ja teised säärased on teiste esemete teenistuses. Mänguasjade elustamist kasutab kivirähk harva. Nii nagu väikelapsele meeldib hoopis rohkem mängida lusika või pudeliharjaga, mitte valmiskujulise kanniga, nii ka kirjanik. Talle näib rohkem huvi pakkuvat mäng meid ümbritsevate argiste asjadega. Loos Vedur tuleb appi on ta siiski pilgu mängunurga poole pööranud. Mikk uurib, milline tema mänguasjadest oleks nõus talle pilliks hakkama. Ükski neist, ei robot ega kaisukaru, pole vaimustatud saada venitatud nagu akordion või puhutud nagu pasun. Ainult Vedur on valmis õppima kolisema nii nagu viiul. Kaelkirjakus on kivirähk karikeerinud Barbi nukku ja teinud temast ajuvaba tarbimishullu tibi. Apropos, ehkki nuku tunnuslause on, sa võid olla see, kes sa tahad, siis toob nukk moel või teisel ikkagi kaasa tarbimisahela. Muuseas, loos Jubedad barbid nukud ise sõna ei saa. Aga kirjanik toob esile ühe võimaluse, kuidas vanade barbidega mängida. Nimelt kujundada nad nii koledaks, kui vähegi annab. Üks nendest vanapagana naiseks ja teine nõidade kuningannaks. Ja sellisel juhul küsivad isegi poisid, et ema, osta mulle barbinukk. Ja kujundab selle barbinuku ruttu ümber. Limbas paneb kivirähk naeruks pehmeid kaisuloomi, kellest ei saa aru, mis liigiga on tegemist. Et on see siis jänes või karu või koer või rebane. Tõepoolest, tädil on ju lihtne mingi karvane ja pehme mänguasi kas või bensukast kaasa osta ja kinkida lapsele. Ise adumata, et kas üldse on eakohane ja kas üldse meeldib kingisaajale. Sageli on lastetoas tõepoolest sellised 20 pealised kaisuga pallid nagu kiviräha unemaal. Limma püüab kaisulooma koeraks õpetada, paneb talle nimeks Muri ja soovitab karvapallil öelda põrgu kont ja kurradima praekana, et mitte siis omal moel neid pudikeeles diminutiive ritta laduda. Muris saab pika peale asja, toimub karakteri sisemine areng, kui peenelt väljenduda. Kivirähk panustab ootamatusele. On selleks siis ootamatu vaatenurk, ootamatu iseloomuomadus või ootamatu süžeepööre. Kui Andersenil sukanõelend peeneks peab ja krae käitub kui eakas kavaler, siis see on, kuidas ma nüüd ütlen, loogiline. Kivirähal töötab hästi üllatusmoment. Isa sokid munevad voodi all muna ja hauduvad välja sukkpüksi tibu. Sügisel maha jäänud üksik kartul hakkab koos karu pealuu ja rahapajaga seal samas mulla all bändi tegema. Mutid kuulavad ja plaksutavad. Oscaris ja asjades on prügikast luuletaja, keda inspireerib iga temasse poetatud prügi ja ta luuletab väga aredalt. Ei ole ilmas kallimat kui leivatükk, mis hallitad. Lusikas hakkab mereröövliks. Supp muudab end sügavkülmas tahkeks ja läheb õue talverõõmusid nautima. Ta rändab kevadel põhja poole, sest ta ei taha jälle vedelaks muutuda. Suss sööb kõik päkapiku toodud kommid ise ära ega jäta enne, kui päkapiku pere on tal kõhu täis söötnud. Nüüd on rahu majas, sest sussid on nagu puamaod, söövad väga harva. Lollakas Jope ei taha kuidagi poisi seljast maha tulla, selline klammerduv tüüp. Ta lööb lamenti ja saavutab sellega, mida tahab. Kõikidest toiduainetest on pehmes kilepakis keefir kõige vapram. Frikadellid kaardavad hirmsasti pelmeene, kes jutu järgi on nagu valged jääkarud ja söövad frikadelle, kuni avastavad, et pelmeenid on samuti frikadellid, ainult et kannavad valget kasukat. Ootamatu vaatenurk tabab lugejat loos Nööp, kes kaotas poisi. Kes on kelle külge nõelutud? Ikka poiss Nööbi külge, mida teie siis arvasite?
kellega on hambaari abielus, eks ikka pastatuubiga. Sellel harjal on juba 36 naine. Saunaviht tõmbab vöö kõvemini kinni, kammib pea ja läheb metsa emale külla. Kutsub tolle oma töökohta vaatama. Kased tulevadki, tutvuvad viha töökaaslaste ja sõprade, seebi ning nustikuga, naudivad saunarõõme ja pärast lõhnab mets tükk aega seebi järele. Pilved on kastekannu vanemad, teab Kann Oskarile öelda. Kann ei lenda taevas ainult sellepärast, et ta on veel liiga noor, alles tibu. Loos tark padi ei lähe vana uskumuse kohaselt ööseks padja alla pandud matemaatikaõpiku sisu mitte poisi, vaid hoopis tükis padja pähe. Viimasest saab koolis nõudlik matemaatikaõpetaja. Limpastaga saame teada, kust tulevad padjad, nimelt Une-Mati padjafarmist. Emased padjad munevad, munad on nagu kanadel, ainult et karvased. Neist kooruvad padjatibud, kes on esialgu nagu pajalapid. Siis hakkavad neil kõhus suled kasvama ja nad muutuvad pontsakateks. Isased padjad müüakse poes maha, emased jäävad farmi munele. Noored padjad on paimaiad ja sõbralikud, no mis sa oskad kosta. Teinekord saab kujutlusmängust reaalsus. Kadi kohtleb nahktiivanit nagu ninasarvikut ja tiivan muutubki selleks loomaks. Vaatenurgast sõltub ka see, mis funktsioon on kodumasinatel. Valge triiksärk unistab lõbustuspargist ja karussellist. Teda sinna ei lasta. Aga trussikud, helesiniste notsudega trussikud, käivad seal igal nädalal. Karussell on nimelt pesumasin. Limpas on pesumasin vanade linade spa ja puhkekodu. Et teed seal soojas vees paar tuuri, siis vead end triikraua alla, see lööb su jälle traksi. Kerge on taibata, millises kuurordis käivad viinerid omale tumedat jume päevitamas, eks ikka praeahjus. Teisel on praeahi verivorsti koobas. Näiteid karakteri arengust leiab Kivirehal vähe. Enamikul on valmis karakter. Roostetanud Nael Oskaris siiski parandab meelt ja hakkab näitlejaks. Sülearvuti, kes kassi õhutusel metsa läheb, tuleb sealt tagasi karvasena ja talle on küüned kasvanud. Hääl on ka jämedaks läinud. Nii et kui ta korraks uriseb, siis jääb tolmuimeja ehmunult vait ja külmkapp hakkab sulama. Sülle küll tuli, aga magama läks õue kuuti. Limpas muutub Kaisu koer ustavaks peniks. Kivireha asitegelaste seas on nii loomade kui inimeste viisil käituvaid tüüpe. Kirjanik vahet ei tee, milline materjal või otstarve sobib kokku inimloomusega, milline loomaloomusega. Oskaris on teada, et tekstiilist esemed ei räägi arukat juttu, määgivad ja vidistavad ja röhivad nagu loomad. Aru natukest neil ka peas ei ole, aga Limpas on vastupidi. Sündmusi käivitavaks jõuks on just nimelt voodipesu. Loomamoodi käitub ka näiteks suur kole šokolaadijäätise plekk, mis ei lähe isegi hirmutades minema. Küll aga reageerib maalri vilele, hüppab tolle sülle nagu jänes ja sätib end tema pükste tagapoolele sisse, sest seal on veel veidi ruumi. Pilles ja pallis taltsutab tüdruk jalgpalli. Ta hakkab väravas kodu mängima, pakub pallile teed ja küpsiseid, paneb pudipõlle ette, silitab ja hoolitseb. Lõpuks ei taha enam pall Taavi juurde minna, et see teda jälle jalaga lööks. Hoopis katsub poissi neksata, hõõrub pead vastu Pille jalga ja Pille paneb pallile nimeks Lilian. Praeahjus elutsev verivorst vudib piparkoogi majja ja käitub kui koer, uriseb asukate peale. Piparkoogi poiss meelitab ta pohlasalatiga ära ja taltsas verivorst tõmbab rõõmu pärast saba rõngasse. Saab sinepist kuldse kaelarihma, käib kuuse all jalutamas ja toob eemale visatud okkaid tagasi. Annab käppa kah. Samas kõrval leidub lugusid, kus viinerid ja vorstikesed käituvad inimeste viisil. Jalgrataste kohta selgub järgmist. Talvel nad ei lenda lõunamaale, ei jää talveunne ja Harald räägib koolis, et talve nad söövad. Ja mida nad söövad? Nimelt väikesi loomi ja koguni inimesi. Kevadeks on kummid ilusasti punnis, üleni inimliha täis. Õpetaja Pille aga näitab oma ratta näitel, mida jalgrattad talvel teevad. Neile kasvab talvekarv ja pisikene saba. Nad puhkavad ja neid tuleb keldris või kuuri all mõnikord sügamas käia. Ohtlik loom on kohutav näts, kes mörriseb nagu koll, on tugev, loll ja tige. Kärbes ja lepatriinu pääsevad vaevu.
Ka radiaator tundub Villule ohtlik nagu krokodill, sest ta leiab tema tagant lapse riided, last ennast mitte. Vapras keefiris toimub omal moel topeltmäng. Tühi ketšupi pudel on prügikasti džunglis gorilla, seega loom, aga inimesestatud, sest räägib juttu, vannub ja ähvardab nagu inimene. Esemete iseloomude väljajoonistamisel ei ole Kivirähk mitte nagu portretist Hans Holbein, vaid pigem sõbraliku sarži viljelev Edgar Valter. Paari kriipsukesega on karakter paberil. Kõige enam leiab neid tabava joonega karakterid muidugi Oscarist ja asjadest. Triikraud on hea ja otsekohene semu. Riidekapile meeldib väljamõeldistega teisi hirmutada. Peegel on arglik, tool rännuhimuline ja nii edasi. Asju valdavad samad tunded, millised inimesigi. Ka nemad muretsevad oma kuvandi pärast. Suhkrudoos kardab näida paksuna. Põrandahari muretseb kiilaks jäämise pärast. Peegel ei taha, et teda selja tagant vaadatakse, sest sealtpoolt on ta kole. Mannerg on kaotanud koos kaanega ka kuulmise. Armunud suhkrudoos ja koorekann soovivad kokku saada. Seinakell unistab loomaaia direktori ametist. Kastekann tahab sisse vett, sest et tühi kastekann jätab endast laisa ja lohaka mulje. Katkine vaas vajab endasse lille ja nii edasi. Asjadel on iseloomud, vajadused ja unistused. Asjad ei ole loomuldasa pahatahtlikud. Roostes nael, nagu Haamer selgitab, on kurjaks läinud sellepärast, et naelad on harjunud elama suures parves. Üksi olles lähevad peast lolliks. See ainus kurjam muutub teiste naelte seltsis ja temast saab suurepärane näitleja, kes mängib üksinda nii punamütsikest, hunti, vanaema kui puuraidurit. Meelde jäävaim ja põhjalikumalt lahti kirjutatud on punane õhupall, tema iseloom ja lugu. Pall on nagu tüdruk, kes on teadlik oma ilust ja mõjujõust vastassugupoole esindajatele. Päris ehtne rajateele. Ta on ninakas narritaja, tujukas, üleannetu, aga vahetevahel ka sõbralik ja koguni armukade. Need omadused kummatigi paeluvad poisse, Oskarit niisamuti. Pallil on kombeks nagu Anderseni Sukanõelal oma saatust positiivses valguses näidata. Näidata, et tema ise kontrollib endaga juhtuvaid sündmusi. Mitte tuul ei lennutanud teda kase otsa, vaid ta ise tahtis vabadusse. Kase otsas maandumine olevat tema otsus. Ja ta ei ole seal vangis, puhta priitahtlikult. Tuul mitte ei väntsuta teda, vaid ta tantsib tuulega, koguni naudib halba ilma. Õhupall on Oscarist julgem, riskialtim, tõsi küll ka enesekesksem. Oma tundeid ta naljalt välja ei näita, aga Oskar saab aru, et pall jälgib iga tema sammu. Küll pärast pilgates poissi ja tema tegemisi, aga siiski kaasa elades, koguni aidates ülevalt märgata otsitavaid ja hoiatades roostes naela eest. Pall kruvib enda hinda üles, ei võta telefonitoru vastu, sest tal olevat tähtsaid tegemisi. Ta nimelt loeb lehti või tantsib siis tuulega. Vastastikused tunded avalduvad rõõmsates hüvastijätu sõnades. Loll oled, ise oled ja muidugi sipelga ka teineteisele saadetud musis. Oskar täidab oma päevad esemeid aidates, see pakub talle rahuldust. Ta on kord kirurg, siis suhtekorraldaja, hambaarst, hingearst, detektiiv, reisiagent, päästeteenistus ja nii edasi. Ta ei pea olema tark, tugev ja osav. Tal on 2 kätt ja 2 jalga ja sellest piisab. Eriti sellepärast, et tal on ka hea süda. Oskar tunneb kordki end väga vajalikuna, nii et teda kui ka enamiku kirjaniku kujutatud esetegelasi iseloomustab üks peamine joon. Nad võivad olla veidrad. Neil on oma soovid ja arusaamad, aga nad on lahked ja arvestavad teistega. Mida Kiviräha asjade lood siis endas peale lusti ja lõbu kätkevad? Kindlasti sama, mis Anderseni jutud. Nimelt vaadet sellele, mida teised tunda võiksid. Olgu see teine siis inimene või teelusikas. Kiviräha lood rõhutavad, et sinu ümber on teised sama tähtsad, kui sa ise oled. Ka teistel on tahtmisi, südamesoove ja unistusi, enne isegi asjadel. Äkki siis ikkagi isal ja emal ka või poemüüjal või politseinikul. Kirjanik osutab sellele, mida välja ei öelda. Söögitoa toolil on Oskaris laua suhtes samuti hoolivad tunded, ehkki ta seda otse öelda ei tihka.
Nii jäävad ka õhupalli ja Oskari vastastikuste õrnemate tunnete mõistmine jääb lugeja taibukuse hooleks. Ilma neegripoisse ja erivajadusega lapsi mängu toomata suunavad Kiviräha asjalood tolerantsusele, arvestama teistsuguse oleku, teistsuguste vajadustega, õhutavad mõistma ja lahke olema. Näiteks president Kinnas on valmis oma vastuvõtule kutsutud kätetutel kaladel saba suruma, sellepärast ei jää tervitus ära, et keegi on teistsugune. Kiviräha lühilood seisavad hästi koos ning lõpevad nii-öelda rõngas sabaga. Kivirähk õhutab muutma vaatenurka, mõtetega mängima. Tema juttudes ei teki põnevus vastandamisest ja võitlusest. Pigem ootad põnevusega, kuhu lugu pöörab. Pole väljapääsmatuid olukordi. Pöörase võitu lahendus tuleb sealt, kust ei ootakski. Kivirähal on nüüdseks ka juba mitmeid järgijaid. Näiteks Margus Saksatam ja Kristi Piiper kirjutavad samuti asjadest humoorikaid ja ülevõlli lustilugusid. Kunagi võiks võrrelda, millisena näevad eriautorid näiteks verivorsti. Aitäh kuulamast ja häid asjalugusid!